Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna vaatame, kuidas registreeruda e-Twinningu portaali. Ja selleks nüüd kõigepealt peate te otsima üles kohe sellelt esilehelt, mis siis asub aadressil www.etwinning.net, sellise nupu, kuhu on kirjutatud registreeru. Ja kui ma klõpsan sellele nupule, siis mul on vaja kõigepealt täita ära järgnevad väljad. Nii, kõigepealt nimi. No ma kirjutan Ingrid ja nüüd mul, kuna konto on, siis ma natuke muudan, ma panen, et ma olen Ingrid Tiiger. Nii, meili aadress. Siis ma valin endale kasutaja nime. Ingrid Tiiger. Nii, parool. Ja sellega on mul siis esimene see eelregistreerimine täidetud. Nüüd ma vajutan nupule. Nii, ja nüüd tuleb mul ette kiri, kus öeldakse, et ma peaksin minema oma postkasti ja vaatama, kas ma olen saanud sealt ühe kirja. Ja selles kirjas on üks link, kus ma pean siis klõpsama. Nii, aga lähme postkasti ja vaatame, kas mul on kiri tulnud. Siis on kiri info e-Twinningu eelregistreerimise kinnitus. Ja selles kirjas on siis nüüd üks link, mis võimaldab mul siis registreerumist jätkata. Klõpsan lingil ja nüüd siis palutakse mul siis jätkata oma teekonda registreerimisel. Kõigepealt ma pean nüüd vaatama, et kas minu kool on üldse varem registreerunud ja võib arvata, et on, sest Eestis on päris palju koole registreerinud. Kuna ma töötan Gustav Adolfi gümnaasiumis, siis ma otsin üles Gustav Adolfi gümnaasiumi ja vaatame, kas ma leian. Nii, ja nüüd kui ma siin valisin riigi, regiooni ja linna, nüüd mul siis automaatselt kuvatakse ette kõik need koolid, mis siis sinna alla käivad. Ja leiangi Gustav Adolfi gümnaasium. See on minu kool. Klõpsan siin, oled kindel ja ma olen kindel. Ja nüüd ma pean siis veel täitma teatud väljad, et anda teavet enda kohta. Kõigepealt, et mis on siis minu ametkoolis. Ma olen õpetaja ja mida ma õpetan. Siit ma saan valida, kui ma mitut ainet õpetan, siis ma võin ka mitut valida. Ma panen võõrkeeled, sest ma õpetan inglise keelt. Ja nüüd ma võin valida, kas ma soovin e-Twinningu uudiskirja või ei soovi. No ta mul ühte postkast juba tuleb, ma siin praegu siis ei soovi. Vajutan OK. Ja nüüd edasi on vaja siis küsitakse, et kas ma soovin projekti tegemisel kasutada e-Twinningu projekti komplekti. See tähendab, et on juba teatud komplektid valmis neil, mille abil ma võin edukalt projekti teha. Aga ma panen praegu ei, sest ma ei ole nende projekti komplektidega tutvunud ja mul on hoopis siis oma idee. Nüüd aga küsitakse kohe minult siis seda minu projekti ideed. Ja kuna siin on tärn, siis see tähendab, et ma sellest väljast mitte kuidagi mööda ei saa registreerumisel. Nii et isegi kui mul registreerumisel ei ole projekti ideed, siis siia kasti ma midagi pean kirjutama. Ja no, kujutame nüüd ette, et ma tahaksin mingisugust võõrkeele projekti teha, siis nii ma panengi I am interested in English language projects. Aga te võite ka täiesti siia kirjutada, et näiteks, et teil ei ole projekti ideed või midagi sellist. Tähtis on, et sellesse välja midagi kirjutate. Nii, mis teemadest ma siis huvitatud olen? Jällegi mind huvitab kindlasti informaatika, et oleks seal sees. Siis, mis seal veel võiks olla nüüd? Võõrkeeled, kuna ma neid õpetan. Ja siis näiteks ta võiks olla kunstiga seotud need projektid. Ja nüüd palutakse, et te veel mainiksite, milliseid keeli te siis räägite ja sooviksite projektis kasutada. Siin on olemas eesti keel, aga paraku eesti keelt mujal maailmas palju ei räägita. Ma panen ka inglise keel. Ja noh, kui te veel mingisugust keelt räägite, siis võite ka veel mõne keele panna. Nüüd küsitakse, et milline on siis õpilaste vanus, keda te parasjagu õpetate. Ja just nimelt siin on vanus, kuna kui me peaksime klassi panema, siis need Euroopas on väga erinevad. Minul on praegu siis õpilased, no ma panen 10 kuni 14. See vahemik, seda saab ka pärast muuta. Vajutan jälle nupule OK.
Ja nüüd mul tuleb see eelvaade korra ette, et ma kontrollin üle, kas see on ikka minu kool, kas need andmed, mis ma sisestasin, on õiged, nii mestimiseelistused on õiged ja kui ma olen kõik ära kontrollinud, vajutan ma nupule OK. Nii. Ja nüüd ei ole muud teha, kui ma siis proovin sisse logida. Nii, Ingrid Tiiger oli kasutaja nimi, parool ka ja vaatame. Ja nüüd, kui ma tahan oma töölauale minna, siis ma klõpsan nupule Go to Desktop. Ja mind juhitakse siis kohe minu töölauale, kus mulle öeldakse tere, öeldakse, kus on mu kool, aga nüüd töölaud on praegu päris tühi, sest mul ei ole veel ühtegi projekti ega ka mitte ühtegi kontakti. Nii et nüüd on siis aeg tegutsema.